Nad rääkist. Nad rääkist. Ma mõtlesin tükk aega, mis kategooria alla see algav video võiks minna ja ma ei suutnud seda välja mõelda, aga tegemist on siis sellise võrdlusvideoga, kus ma siis võrdleksin omavahel Austraalia asju ja Eesti asju. Ehk siis Austraalia versus Eesti. Ma otsustasin, et ma teen selle video täiesti sellistest basic asjadest. Alustades siis kõigepealt ilmast ja üldse tervest aastakäigust. Kui Eestis on detsember, jaanuar, veebruar talvekuud, siis siin Austraalias on need samad kuud suvekuud. Ja kui Eestis on siis juuni, juuli, august suvekuud, siis Austraalias need on talvekuud. Ja alguses oli see väga veider, sellepärast et meie oleme ju harjunud, et jõulud on talvel, aga siin Austraalias on jõulud ja aastavahetus suvel. Kui ma juba sellest aastaaegadest ja suvest ja aastaaeg ongi suvi talv. Et kui ma juba nendest aastaaegadest rääkima hakkasin, siis ma mõtlesin, et järgmiseks oleks mõistlik välja tuua siis temperatuuride erinevused. Kõige külmem kuu siis väidetavalt peaks Eestis olema veebruar. Keskmine temperatuur on -5 kraadi ja täpselt vastupidiselt siis Austraalias on veebruar just kõige kuumem kuu. Mina siis pigem räägin nagu Lääne-Austraalia näitel, et Lääne-Austraalias siis veebruarikuus on keskmine temperatuur kuskil 31,6 kraadi. Meie jaoks vist kõige kuumem temperatuur siin on olnud 45 kraadi, midagi sellist. Ja tegelikult see ei ole üldse nii kuum, sest see ilm läheb ikkagi niimoodi järk-järgult soojemaks ja tegelikult minu arust see mingi 38 kraadi on palju kuumem kui 45 kraadi. Ja sa oled juba veits harjunud sellega, et kui järjest kogu küpsetab, siis lõpuks ei ole see 50 kraadi ilmselt ka väga palju. Eestis siis kõige soojem kuu peaks olema juuli, kus siis keskmine temperatuur on 18 kraadi ja Austraalias siis juuli on kõige külmem kuu ja siin on ka keskmiselt 18 kraadi. Ja juba praegu, minu arust maikuus, on ilmad üsna sarnased, et kui ma vaatan Eesti ilmateadet ja kui ma vaatan meie ilmateadet siin, siis öösel temperatuurid on suht samad ja päevased temperatuurid on ka juba suht samasse auku, et mingi 25. Okei, teil vist nii soe veel päris ei ole, aga ikkagi mingi 18–20 on siuke klassik. Võrdleksin ära ka siis sademete hulga, kui ma siin juba selle ilmaga niimoodi võrdlen. Eestis keskmine sademete hulk on siis aastas 550–880 millimeetrit ja siin Lääne-Austraalias on keskmine sademete hulk umbes 250 millimeetrit. Ja kui mõelda nüüd, et siin on nii kuum, siis on ikka arusaadav küll, et miks siin selline pool kõrb on, et kõik asjad on hästi ära kuivanud ja midagi väga ei taha kasvada. Austraalia siseselt võrreldes, siis näiteks East Coastil on keskmine sademete hulk kuskil 4000 millimeetri kanti. Seal on nagu näha ka, et kõik on ilus roheline, kõik kasvab. Looduses siis nii palju veel, et Austraalia siis kõige kõrgem tipp, just siis nagu mandriosa, kõige kõrgem tipp on see peanupp siin, see peanupp. Kõige kõrgem tipp Eestis on Suur Munamägi, 317 meetrit ja Austraalia mandriosa kõige kõrgem tipp on Kosciuszko mägi. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda õigesti, aga selle kõrguseks on 2228 meetrit. Ja see mäetipp, kus siis meie Tauriga käisime oma roadtripi ajal, see oli siis Mount Bruce ja selle kõrguseks oli 1234 meetrit. Siis ma mõtlesin veel, et räägin kindlasti ka loomadest, lindudest. Et
et silmale kõige veidram oli näha siin selliste klassikaliste lindudena papagoisid, igasugu erinevaid värvi, igasugu erinevas suuruses ja siin on ka ikkagi selliseid tavalisi linde, selles mõttes tavalisi linde, et nagu varesellised, kotkad, kajakad, tuvid, et ka kõik sellised linnud, aga siis on siin ju ka kindlasti jaanalinnud, emud ja pelikanid ja kõige lahedamaks linnuks on siin Austraalias kokapurra, kes siis teeb sellist ahvi häält, et alguses, kui me seda kuulsime, siis mõtlesime, kas nad on nagu ahvid või see on mingi lind, aga jah, see on lind. Ja loomadest Austraalias kõige populaarsem känguru ja üldse kõik erinevad sellised kukurloomad, kellel siis seal kõhu peal on see väike kotikene, kus nad siis oma poegi kasvatavad. Ja Austraaliale on veel kindlasti omased dingod, nokkloom, sipelgasiil ja kõiksugu erinevad need mürgised elukad, maod, sisalikud, ämblikud ja siis muidugi ka kõige erinevad kalad, haid, raid, vaalad, vaalu nimetaja. Igatahes kala, ta elab vees. Ja kõik need muud erinevad eksootilised kalakesed, kõik need värvilised kalakesed, keda me oleme siis snorgeldamas käies näinud. Et minu arust need kõik loomad, putukad ja mutukad, mis siin on, et need on alati väga elevust tekitavad. Et kui me näeme kuskil mingit sisalikku või mingit lahedat putukat, siis me alati proovime neist pilti teha ja neid filmida. Ja ülemus siin farmis on ikkagi õpetanud, et neid ei maksa torkida, selles mõttes torkida, et kui nad elavad kuskil ja nad otseselt meid ei sega, siis las nad olla seal, et neid ei pea mingi ära tapma või nende võrku või pesa ära lõhkuma. Ja nii meil näiteks vetsus elab üks redback ämblik. Alguses, kui me siia Austraaliast tulime, siis läks 100% või vähemalt mina oleks 100% kohe ta ära tapnud, aga enam mitte. Ja vahel näiteks meil käivad toas mingid tüüpi huntsman spiderid, mis alguses on küll natuke ehmatab ära, kui seina peal on üks suur latakas ämbliku, aga siis need me tavaliselt viime ka karbiga õue ja kui nad tahavad, siis nad tulevad uuesti tuppa tagasi, et aga ära me neid ei tapa. Pindala, rahvaarv, rahvastikutihedus, sellised tähtsad numbrid. Eesti pindala on 45 000 ruutkilomeetrit ja Austraalia pindala on 7,6 miljonit ruutkilomeetrit. Ma leidsin eestlased Austraaliast grupist ka sellised head võrdluspildid, et kuidas silma ette saada see suuruse erinevus. Rahvaarv Eestis on 1,3 miljonit ja Austraalia 25,4 miljonit. Sellele vastavalt siis rahvastikutihedus on Eestis 29 inimest ruutkilomeetri peale ja Austraalias on see kõigest 3,3 inimest ruutkilomeetri peale. Kellaajas siis nii palju, et Austraalias on siis praegu kell 17.13. Eestis on kell 5 tundi taga, ehk siis 12.13. Ja igas osariigis on see erinev. Siin Western Australias on siis see 5 tundi ees, aga näiteks East Coastil on see ajavahe juba 7 tundi. Minu jaoks muidugi kõige hingelähedasemaks teemaks on söök ja kogu see toidukultuur, mis tegelikult ei ole siin Austraalias väga erinev kui Eestis, aga vajab kindlasti äramärkimist. Austraalia toidukultuuri on natuke raske mingite kindlate toitudega kokku võtta, et ei ole päris nii nagu Eestis, et kui keegi küsib, et mis on sellised Eesti rahvustoidud, et siis igaüks oskab kohe nimetada mingi kilu võileib, kama, mulgipuder ja sellised traditsioonilised toidud. Austraalia toidukultuur ongi suuresti siis mõjutatud Inglismaa ja Aasia toitudest ja eks kindlasti ei ole ka mingisuguseid mõjutusi ka siis aborigeenide toitudest. Eksootilistest ja Austraaliale omastest toitudest rääkides siis nende hulka võib kuuluda näiteks krokodilliliha, känguruliha, emuliha, palju süüakse ka näiteks lambaliha ja erinevaid mereande, kala, fast food, nagu ka Eestis on siin täpselt samamoodi McDonald's, siis Eestis olev Burger King on siin Hungry Jack's, põhimõtteliselt nagu menüü vist on nagu suht sama. Siis KFC on siin,
Subway, ma ei tea, kõik sellised klassikalised fast foodi kohad ja Austraalia enda tehtud chicken treat, mis on põhimõtteliselt nagu KFC, minu meelest on natukene maitsvam kui KFC. Lisaks sellised fast foodi asjad on siin näiteks erinevad meat pie'd ja sausage rollid. Ma ise ei ole küll kumbagi neist söönud, sellepärast need ei tundu üldse isuäratavad, aga need on alati kuskil soojaletis valmis, et kõik inimesed saavad neid omale nagu kiireks vahepealaks kaasa osta. Kuna siin koha peal kasvatatakse väga palju köögivilju, puuvilju, marju, siis need on ka väga populaarsed toidud, mida siin tarbitakse. Minu üllatuseks on näiteks peet siin väga populaarne. Peeti pannakse kõiksugu erinevate burgerite vahele, see on alati nagu salatina kõrval ja isegi näiteks McDonaldsis on üks burger, kus on vahel peediviil ja see on räigelt hea burger. Minu meelest siin on väga populaarne ka avokaado, erinevad kõrvitsalised, kõrvitsad, suvikõrvitsad, kõik sellised asjad. Ja kui siin on nende hooaeg, siis poes on need väga odavad, eriti avokaado, sest muidu üks avokaado maksab näiteks siin meie kohalikus poes 3,99 ja kui on hooaeg, siis saad selle mingi 80 sendiga. Ma pigem ootan, millal see hooaeg tuleb. Minu lemmiktoidu kategooria, koogid ja magustoidud. Need ei ole üldse minu arust nagu Eestis. Siin on pigem hästi palju selliseid muffineid ja muffinitaalised kooke. Ma ei tea, kas need on nagu keeksid vist? Pigem jah. See on nagu, et siis nagu on nagu siuke keeks, siuke suht paks keeks tehtud. Ja siis seal peal on mingisugune glasuur, kas mingi šokolaad või toorjuust. Hästi nagu saiased koogid on siin. Et kindlasti on ka selliseid mingi toorjuustu kooke ja asju, aga suurem enamus, mida sa poes näed, on ikkagi sellised muffini koogid. Ja üks suur miinus on see minu arust, et siin ei ole kohupiima. Ja kohukesi ei ole. Ja kodujuust on ka, ma olen vist juba varem ka seda maininud, aga kodujuustu sees ei ole neid selliseid mõnusaid pallikesi, tükikesi, et mis Eestis on. Maitse on ikka suht sama, aga need tükid on minu meelest kodujuustus nagu peavad olema seal. Võrdluseks veel siis, et poes ei ole müügil tatart, et seda saab eraldi ainult Vene poest, et tavapoes seda ei ole. Ja siin ei ole nagu see pudrukultuur ka nii popp kui Eestis, et Eestis on igast erinevad helbed, et neljaviljahelbed ja ma ei tea, riisihelbed, tatrahelbed, kõik võimalikud helbed, millest sa saad siis hommikuputru teha, aga siin on poes ainult kaerahelbed. Võib-olla ma ei ole lihtsalt hoolikalt otsinud. Kes teab? Veel üheks veidraks asjaks, ma ei tea, minu jaoks on see veider, on siis siin arhitektuur, et majad on ehitatud nagu nad oleks kõik lihtsalt mingi lipi peal, lapi peal kokku taotud. Või on ilusaid maju ka, aga näiteks kui me siin kohalikus linnas käime, et siis ikkagi peatänava ääres siis need enamus majad on siis nagu sellist, nagu ma kirjeldasin. Kui me oleme käinud erinevates Airbnb-des, siis see maja väline olemus on väga petlik, sellepärast et seest on nad tavaliselt väga lahedad, et väga ilusti sisustatud ja ikkagi nagu sellised modernsed ja värki, et kui sa väljast vaatad, ma näitan teile meie enda maja. Näeb täpselt samasugune välja, nagu siin suht kõik klassikmajad on. Et väljast on lihtsalt saepuruplaat ja siis ongi kõik. Aga seest on täiesti normaalne. Seest ei ole nagu mingi kuut, nagu ta väljast tundub. Ja ma saan selles mõttes aru ka, et kuna siin on nii palav, siis ei ole vaja ehitada nii põhjalikku maja nagu Eestis, et sul on vaja kõik soojustuse värgid. Siin ikkagi suht kardetakse seda kuuma ja päikest. Majade ümber on alati igast erinevad päiksevarjud ja kõikvõimalikud sellised nagu aknakatted ja katusalused. Seda päikese hulka siis nagu võimalikult palju piirata.
väga klassik on see, et igas hoovis on bassein, olgu see maja kui rott tahes, siis seal on alati bassein. Ma ei tea, miks meie maja juures basseini ei ole. Siis must have on kindlasti see, et ustel ja akendel on võrgud ees. Et need ongi nagu sellised, nii et sa Eestis paned mingi ainult suveks omale rõduukse ette võrgu, vaid siin ongi nii, et ongi nagu päris nagu siuke metallvõrgust uks ja akende ees on ka siis sellised permanentvõrgud, et igasuguste putukate eest siis kaitsta ja madude eest, et need tegelased tuppa ei tuleks. Vaatamata sellele, et siin on väga kuiv ja sajab väga vähe, siis ikkagi linnapilt on üliroheline. Siin kasutatakse kõikvõimalikke kastmissüsteeme ja värke, aga nii palju nähakse vaeva, et linnapildis oleks ikkagi ilusad rohelised põõsad, peenardes oleks ilusad rohelised lilled õitsevad kõik, et nagu linnapilt on alati väga ilus minu arust. Siis linnades siin ei ole nagu selliseid konkreetseid vanalinnu, nagu me oleme Euroopas harjunud nägema, et ikka kui lähed kuskile mingisse Euroopa riiki reisile, siis ma ei tea, suht klassik on käia kuskil vanalinna ekskursioonil või midagi. Siin on küll selliseid lahedaid üksikuid vanu maju, aga ei ole kui sellist nagu vanalinn. Ja meie kui autos elajad ja roadtripidel käijad, siis Euroopas ei ole üldse nii palju avalikke WC-sid ja duše, kus siis saaks tasuta käia. Ilmselt sellepärast, et kuna siin Aussis käiakse nii palju ka niimoodi roadtrippimas ja värki, siis siin on nagu hästi palju public toileteid ja showereid ja kõik on enamasti tasuta. Autoga liiklemisest nii palju, et siin Aussis on siis rool autos paremal pool ja kogu liiklus on vasakpoolne ja minu arust raskem on harjuda sõitma Austraaliast uuesti Eestisse minnes, sellepärast, et kui me alguses olime siin 3 kuud Austraalias, siis siin Austraalias sõitma nagu õppimine oli minu meelest väga lihtne, aga pärast seda, kui me Eestisse läksime, siis ma arvan, et mul võttis ikka mingi nädal aega, kui ma sain ilma kontrollimata aru, et kumbal pool teed ma nüüd pean sõitma. Et ma loodan, et nüüd, kui pärast 2 aastat me uuesti Eestisse lähme, et siis see ei lähe nii raskelt. See läpaka valgus on siin nagu lamps for make valgus, et video tuleb palju kvaliteetsem. Kõva planeerija nagu ma olen, ma tegin ikkagi omale terve Wordi dokumendi, et oleks lihtsam seda videot teha. Ma loodan, et sul oli huvitav vaadata seda videot ja huvitav võrrelda, et kuidas on asjad Austraalias võrreldes Eestiga ja järgmise videoni. Bye!